Hei hopsti, Miikal siin, me oleme Super Skypargis, et teile õpetada, kuidas teha edaspidi saltot. Ja selleks olemegi siia kutsunud akrobaatikatreeneri Mardi. Ja mis me enne tegema peame siis, kui me salto juurde läheme? Teeme väikese soojendusega enne, kui me hakkame saltost tegema. Nii et soojendus ja siis juba trikitama. Soojenduseks on meil siis 4 harjutust, mida võiks teha vähemalt 10 kordust. Esimene on lihtsalt üleshüppe, siis tuleb kägarhüppe, siis tuleb põlve alt plaksuga hüppe ja siis juba ark-upp-hüppe. Näitame ette. Näitame ette. Nüüd, kui soojendus on tehtud, tuleb siis asja kallal asuda ja Mart, räägi, mis see esimene samm on siis? Esimene samm on lihtsalt käpuli hüpata batuudi peal. Üsna lihtne, midagi keerulist ei ole. Näitame ette. Ütle. Proovi saltust. Lihtsalt ühtlaselt hüpata. Kätele jalgusel, samal ajal. Väga lihtne. No nii, käpuli hüppamine siis vaatame, kuidas tuleb. Galoppi ei tohi minna, pead ühtlaselt hüppama. Ideaalne. No nii, võtame järgmine samm. Nii, kui käpuli hüppamine tuleb juba hästi välja, siis järgmiseks proovime üle pea saada. Selleks, et üle pea saada, on meil vaja nüüd tagumik siit suure hooga üles saada, samal ajal ka kätega põlvedest kinni võtta. Ehk siis nõnda. Nii, vaatame, kuidas tuleb välja. Peaaegu me jalgadele. Saame minna kolmanda sammu juurde edasi. Kolmas samm. Nii, kui see nüüd teine samm tuli hästi välja, oled juba paar korda proovinud, siis proovime nüüd jalgadele sealt edasi saada. Liigutused on täpselt samad, lihtsalt natukene kõrgemale ja natukene teravamad. Nii lihtne. Ja nüüd, alla. Kolmas samm. Peaks jalgadelt ära tegema või? Ja nüüd ongi viimane samm siis 4. samm. Teha püsti täitsa ära. Vaatame, kuidas see siis välja tuleb. Püsti salto jaoks kindlasti oleks hea alustada käed üleval, sest käed kontrollivad sinu salto pöörlemiskiirust. No nii. This is it. Olemas. Joo! Aitäh, treener. Aga räägi igaks juhul, mis on peamiselt head, mis tehakse edaspidi salto õppimise juures? Põhiline viga, mis on alustatakse käed all. See on hästi oluline, et sa kontrollid kätega enda pöörlemiskiirust. Sellega sa saad hoida ära kõik õnnetused. Ja minu poolt siuke soovitus, ma olen näinud, paljud teevad kägarat niimoodi põlved koos ja siis võid maanduda ninaga vastu põlvi ja võib olla päris ai-ai. Nii et lihtsalt on õige öelda, et kägar võiks olla enam-vähem natukene rohkem marki sees. Ja võib hoida kägarat nõnda, et su pea muub täpselt põlvede vahele. See on täitsa okei teha. Super, aga nüüd kui meil on edaspidi salto selge, mis võiks olla järgmine trikk, mida siit edasi õppida? Teeme poolpöörde äkki otsa. Okei, ja seda teeme juba järgmises videos, nii et püsige lainel ja näeme järgmine kord.